veebruari lõpus muutunud geopoliitiline olukord on toonud kaasa tegelikult ka muutused meie pangandussektoris. No esialgu ei saa rääkida, et midagi drastilist oleks toimumas meie laenu- või kinnisvaraturul, kuid kui barreli hind, ma mõtlen siis naftabarrelit, peaks veel tõusma ja tunduvalt tõusma, siis on oodata hapuks läinud pangalaene. Aga sinnani on veel tükk maad minna. Hetkel on asi üsna rahulik. Geopoliitiline olukord, selle pingestumine ja see, mis toimub Lähis-Idas, on mõjutanud eelkõige küll toormeturge, aga suurendanud ka ebakindlust rahvusvahelistel finantsturgudel. Ja see on mõjutanud aktsiahindasid, võlakirjaturgusid ja muu hulgas siis ka neid võlakirjaturgusid, kus pangad ennast võlakirjadega siis rahastavad. Nüüd Eesti pankade puhul võiks öelda seda, et nad on nende ohtudega kindlasti arvestanud, nendel on väga head, tugevad likviidsuspuhvrid, mis aitavad selliste probleemidega toime tulla. Nii et Eesti poolelt me praegu sellist olulist ohtu ei näe. Eesti Panga hinnangul on inimeste ettevõtete võime laene tagasi maksta viimastel kuudel küll paranenud, kuid ebakindlus püsib jätkuvalt kõrge. Samas kasvab hoogsalt ka laenuturg, eriti eluaseme laenude puhul. Ettevõtete olukord on paremaks näinud, me näeme, et nende kasumid, müügitulu kasvab. Samamoodi on inimeste perede poole peal, et tööturg on siiski jäänud stabiilseks, palgakasv on jätkunud ja ka need selle aasta algusest kehtima hakanud siis tulumaksu muudatused tegelikult jätavad inimestele rohkem raha kätte, mitte ainult siis tarbimiseks, vaid ka selleks oma laenumakseid tasuda. Majanduse kasv ja maksuküüru kaotamine on julgustanud ka uusi laene võtma, kuid alahinnata ei tohiks geopoliitilisi riske, mis tähendab, et meil on vähem kindlust edasise majandusarengu suhtes. Kuid siiani saame veel hästi hakkama ja hapuks läinud laene on meil vähe. Mõeldes nüüd just inimeste ja kodulaenude peale, sissetulekud on meil siin ikkagi kasvanud. Inimestel ka siin viimaste maksumuudatuste kaudu ja üldiselt ikkagi aeglustunud hinnatõusu tõttu jääb rohkem vaba raha kätte, et see on sellise lisapuhvriga laenuvõtjatele tekitanud. Eesti Pank on analüüsinud ka erinevaid stsenaariume juhuks, kui Lähis-Ida konflikt peaks veelgi kergitama nafta hinda maailmaturul. Kallim nafta mõjutaks otseselt nii inimeste toimetulekut kui ka ettevõtete võimet laene tagasi maksta. Kui Brenti toornafta hind tõuseks püsivalt üle $120 barreli kohta, aeglustuks majanduskasv märgatavalt ning inimeste reaalpalk hakkaks vähenema. See kõik ei kõla nagu hea uudis ühele siis laenuvõtjale või Eesti ettevõtjale. Aga ma rõhutaks seda, et me räägime siin riskistsenaariumitest. Et üldiselt kokkuvõttes meie sõnum on ka, et Eesti laenukliendid tegelikult saavad täna hästi hakkama oma kohustustega. Eesti pangad on tugevatel alustel. Veel laenudest rääkides, kõigepealt me näeme, et Eesti inimesed ja ettevõtted julgevad täna laenu võtta ja ka pangad annavad hästi laene, ehk et laenumahtude kasvutempo on meil siin 10% lähedal ehk päris hea. Eesti Panga hinnangul ei ole probleem praegu veel pankade vastupidavuses, vaid selles, kui kaua geopoliitiline ebakindlus kestab ja kuidas see hakkab mõjutama inimeste ning ettevõtete igapäevast toimetulekut. See, kui energia hind osutub kallimaks, see Eesti majandusele, kuna me üldiselt impordime oma energiat, see ikkagi pigem on halb uudis. Aga nüüd, kui mõelda, et kui ulatuslik see mõju võiks olla ja kas me kardame, et majanduskasv, mida me selleks aastaks tõesti näeme, et võiks kiireneda päris nullitud saab, siis seda pigem mitte.